Tere, hea Taaro energiate huviline. Ja mina siit Taroka stuudiost Ülle hakkan sulle rääkima 2026 aasta jaanuarist. Ma sellist üldist ennustust ei ole siia YouTube'i üles pannud ja seda saab lugeda minu Taroka lehelt. Ma panen pärast lingi siia alla juurde, YouTube'i juurde. Ja kätte ei ole veel uus aasta jõudnud, aga ma panen ikkagi jaanuari ennustuse siia ülesse. Ja ma olen eelnevalt selle ära vaadanud, mis seal nagu toimuma hakkab ja võtan ka juurde Fookuse kompassi kaartidest kaardid, mida ma tegelikult sinna jaanuari kirjatüki juurde Taroka kodulehele ei ole pannud. Aga YouTube'i kuulajad lihtsalt saavad boonuse. Ja tuletan veel veelde, et tegu on üleüldiste energiatega ja võtasid see, mis sinuga resoneerub ja hetkel sind kõnetab. Siis üldises võtmes toob jaanuar endaga kaasa võimaluse katkestada selline ringi ratast tiirutamine ja astuda välja korduvatest mustritest. Siis praegustki, kui võtsin Taaro kaardid, on jõud ja täht, mis tegelikult ütleb ka, et jaanuar hakkab kohe nagu jõuliselt peale ja energiate liikumine toimub samamoodi jõuliselt ja sina ise saad oma energiat, jõudu suunata oma tahtega, tahtejõuga. Ja sa märkadki, et mis on sind siis edasi takistanud liikumast. Ja kui sa oled tähelepanelik, siis märkad sel kuul väga selgelt, millises punktis oled olnud ise endale pidur, kui sa oled pingutanud ning kus sa oled pingutanud ja kus on aeg usaldada elukulgu, et usalda lihtsalt elukulgu. Esimesel kuu poolel sind kutsutakse lõpetama pooleli olevaid tegevusi ja tegelema oma hirmudega. Hirmud on teadupärast need, mis takistavad edasi liikumist. Sind kutsutakse korrastama enda energiaid ja vabastama pingeid, mis on kogunenud eelmisel aastal ja ka aasta lõpuga ja ka jaanuarikuus kogud neid hirmusid nagu juurde, need tulevad nagu väga selgelt esile. Ja sa võid märgata kontraste sisemaailma ja välise reaalsuse vahel, milles sa elad ja milliste inimeste keskel sa oled. See tekitab ka sellise kontrasti, et kodu versus töö, kumb on olulisem. Turvatunne versus ambitsioonid. Avatus versus varjamine, vaikimine, introvertsus. Pere ja suhtlemine laias laastus versus vabadus. Nii. Ja kuu teine pool, eriti 20. kuupäevast alates, toob sellise sisemise äratuse. Tunned, kuidas miski sinu sees nõuab tähelepanu ja sunnib oma väärtuste eest välja astuma. See on ideaalne aeg jääda endale kindlaks, sest ennast kehtestades sa saavutad soovitu. Kuigi alateadvus tegeleb varasema faasi korrastamise ja puhastamisega, oled juba teel uue tsükli poole ja nüüd on aeg hakata ennast vaimselt ja psühholoogiliselt ette valmistama järgmiseks etapiks. Siis sa võid tahta väga sellest vanast mustrist, vanast süsteemist kinni hoida ja teha ainult sellist pinnapealsest tolmu võtmist, et võib-olla ei taha sellist sügavuti nagu veel minna. Ja õpi märkama hetki, mil väldid vastutuse võtmist või siis vastupidi kontrollid liigselt ja võtad enda kanda ka selle vastutuse, mis ei ole üldse sinu vastutusalasse ei kuulu. Need olukorrad ilmuvad sinu teele vaid selleks, et sa õpiksid neid lahendama või teadlikult vabastama. Ma võtan ka Fookuse kompassi kaartidest sellise üldise kaardi, et kuhu seada siis fookus
jaanuarikuus 2026. Nii, väga äge ja tuli see kaart, mis on mul siin selja taga. Nii, oma edukuse kahekordistamist julge kahekordistada ka oma läbikukkumisi. Mis siis, kui läbikukkumisi ei olegi olemas, on vaid kogemused ja õppetunnid, nii on. Lahendusi on rohkem kui takistusi. Liikudes julgelt valguse poole, ületad takistused ja saad küsimustele vastused. Nii, ma panen selle siia paki tagasi. Annan võimaluse tal veel välja tulla, sest me läheme edasi nüüd töö ja eneseteostuse poole. Aasta esimene kuu võid avastadagi, et oled täpselt samas kohas, kus eelmine kuu aasta lõpus ühesõnaga, detsembris lõpetasid ja pole üldsegi kindel, mis edasi saama hakkab. Märka, kas sa seisad iseenda tee peal ees, kõhkled oma valikutes, otsustes, suutlikkuses ja pelgad muutusi. Ja soodsad pöörded ei tule ilma sinupoolse ettevalmistuseta, väga aktiivne kaart, ega pingutuseta. Ole tähelepanelik ja pane oma strateegiat paika. See on väga strateegiat armastav mees. See tähendab, et sa pead kaitsma oma aega, energiat, ideid. Ära lase end liigselt kurnata teistel inimestel, tühjaks pigistada, kuid väldi ka liigselt ettevaatlikkust ja pidevat sellist kaitsepositsioonil olemist, et sa kaitsed oma positsiooni. Enne ma siin näitasin ühte kaarti, et see oli siuke kaitsepositsioonil olemise kaart ka, et vanasti ei taha lahti lasta. Kui nii nimetatud pingutustes või lahingutes on vaherahu aeg tööalaselt, siis puhka päriselt, lülita ennast päriselt välja, lülita päriselt telefon välja. Mitte ära talla tühja tuult, sest sa oled nagu väsinud ja sa raiskad lihtsalt aega. Puhka ja sa pead vastu ka siis kuu lõpuni kenasti. Siis ära karda seada piire, sest edu, mis on sinu ukse lävel, nõuab sinult head füüsilist ja vaimset vormi, sellepärast on ka vaja puhata. Jõud, jälle see sama kaart, füüsiline ja vaimne vorm. Sul on nüüd vajalikud kogemused, tarkus, et uues tsüklis edukalt hakkama saada ja jaanuar toob sinu ellu suure positiivse pöörde. Olgu see siis ootamatu pakkumine, uus projekt või ammu oodatud lahendus mingisugusele olukorrale. Ja sellele muutusele pead vastu minema kogemuste pagasi ja targalt ettevalmistatuna. Ole valmis, kui uued huvitavad võimalused uksele koputavad. Hoia oma vaimset tervist ja tunneta iseenda oma väärtust nagu selgemalt, selgepiirilisemalt, võib-olla isegi sõnasta enda jaoks mingisugused laused, mis sind toetavad. Siis võtan ka fookuse kompassi kaardidest ühe kaardi, kuhu seada fookus jaanuaris. Või tuleb mingi pime nurk siit äkki välja. Sama kaart, mis Taros, siuke panin juba, on olemas, nagu see kaart peaaegu. Ära luba inimestel, kes on oma unistustest loobunud, keelata sinul oma unistustele järgnemast. Leia enda ümber inimesed, kes seisavad sinu selja taga ning toovad välja sinu parimad küljed. Vali enda ümber olevaid inimesi hoolega. Inimesed, kes julgustavad mõtlema veel suuremalt, sest nad usuvad sinusse. Väga hea tööalane kaart. Lähme edasi. Suhted. Erinevad suhted, kaasa arvatud armastussuhted. Näib, et esile kerkivad olukorrad suhete dünaamikas, mis võivad väljenduda üllatavate kohtumiste, eriliste ettepanekutega, kihlumise või hoopis lahkuminekuna, et surmakaart on lahkuminek, on ju. Ning seda kõike selleks, et uus ja küpsem
tsükkel saaks alata. Jaanuaris sa võid kohata kedagi, kes tundub kohe sulle tuttavana või kogeda oma praeguses suhtes niinimetatud huvitavaid olukordasid, millest polnud võimalik kõrvale hiilida. Mis iganes ka juhtuks, on see sinu isiklikuks arenguks väga oluline ja tähtis jällegi, et liikuda edasi. Keerulisemastes suhetes tõusevad esile pinged, mis on seotud vastutuse võtmisega ja vastutuse jagamisega ning sellega, kui palju keegi koos olemisse panustas ja kodu. Neis olukordades peitub võimalus leida uus hingamine. Pole vaja taas elustada mineviku traumasid ja lihtsalt pelgalt seetõttu, et miski tundub niinimetatud saatuslik. Sellega sa petad lihtsalt iseennast. Sinu kogemused on sinu tugevaim tööriist ja vaata kriitilise pilguga üle iseenda suhtumine ja mõtlemine, sest üllatusena niinimetatud viga võib olla sinus endas. Karmakaart. Sinus endas vaata, mis välja tuleb. Siis ka suhetele ma võtan siit ühe kaardi, et vaadata, mis suhteteemad siit siis on aktuaalsed jaanuaris. Nii, mõtted ajavad üle ääre ja kõike on liiga palju. Ühesõnaga ülemõtlemine suhtes. Pane peast tiirlevad mõtted paberile. Kirjuta üles sammud ja ideed, mida oled mõelnud ellu viia. Ka suhete poole peal, et mida sa tegelikult oled suhetes soovinud, oodanud, tahtnud, mida sa ise vastu pakud, mis on sinu eesmärkidega suhetega seoses just nagu kooskõlas. Ja vaata, kuidas see ülevaade loob selgust ja kergust ning muudab eesmärgi palju realistlikumaks ja muudab suhted palju realistlikumaks. Järelikult sa oled ülemõtlemisega läinud üle võlli ja kuidagi kaotanud sellise reaalsustaju iseendaga ja suhtega seoses. Siis vallaliste poole pealt puhka ja ole valmis, et noorkuust alates kasvab sotsiaalne avatus ning nagu suurem kihk suhelda. Ja jaanuaris võid kohata sa kallimat või märkad, et uus inimene meenutab väga vanasid suhtemustreid ehk siis ka ämbreid, kui sa oled juba kolistanud nagu piisavalt, siis märka neid ja sa oskad nendest ka nagu kõrvale hoiduda ja rohkem polegi nagu vaja. Nii, tervis. Jaanuaris võib olla sinu enesetunne, ütleme heitlik või kah vastuoluline. Justkui mingi vana sümptom, traditsioonide kaart on justkui mingi vana sümptom annab endast märku, häirib ja siis taas kaob ära. Energiad lainetavad. Vahepeal on energiat palju, siis on jälle vähe ja lainetav selline energiatase on viis kehal märku anda varasemast kurnatusest. Jälle siuke energiline kaart, oled palju ennast kurnanud, et saaksid, annab märku varasemast kurnatusest, et sa saaksid rahulikumas tempos lõpetada pooleli olevaid tervenemise protsesse. Sest sa pead uskuma, mis pead on ja ei pea midagi. Et usu, et su keha tegelikult teab, mida ta vajab. Et kuula rohkem oma keha. Nii, siis nõrkadeks kohtadeks võivad olla pearinglus, süda on paha, ajab oksele, tasakaaluhäired, seedetrakt, ala ja ülaselg. Keha võib tunduda selline raske, kõva või siuke täistunne on. Samamoodi on raske ka pea, kergemini tekivad võib-olla migreenid, peavalu, siis on ka käelabad, peopesad, silmade kuivus ja väsimus
ja erinevad sellised tursetunded, et nagu on ka vahest sööd midagi, on kõht nagu siuke kõva või raske, et see on ka tegelikult nagu turse. Nii, siis ma võtan ikkagi siit Fookuse kompassi kaardidest ka ühe tervisekaardi, vaatame, mis siit tuleb. Et ma ei ole varem tervisele võtnud, et see ongi siuke uus eksperiment praegust, et väga hästi, võta aega. Paus on kõik. Kui oled tegutsejad, siis leia aega ka olesklemiseks. Luba endal lihtsalt olla, puhata ja molutada. Nii et ikkagi tervisekaart. Ja võta aega olemiseks, võta aega elamiseks. Et puhkuse kaart siin. Nii, ja saigi tehtud selline hästi kiire ülevaade jaanuarikuust. Ja lingi panen ma siis alla, kus sa saad Taroka lehelt lugeda siis 2026 aasta horoskoopi. Et seda ma siin YouTube'i ei pane. Aga ma mõtlesin, et ma teen Fookuse kompassi kaardidega veel sellise, kus ma igale tähemärgile või sodjaagimärgile, igale sodjaagimärgile võtan siis ühe selle Fookuse kompassi kaardi. Et see on ka selline uus eksperiment. Mulle uued asjad meeldivad. Ja saan proovida, et mis siis tuleb. Ja seniks, tšau, kõike head sulle!